Mina olen Marge Põldmaa, ma olen ämmaemand ja ma töötan imetamise ja nõustamise kabinetis imetamisnõustajana. Alustasin aastal 2013 peale seda, kui ma lõpetasin tervishoiu kõrgkooli ämmaemanda eriala. Viis aastat tagasi läbisin rahvusvahelise sertifitseerimise ja olen tänaseks päevaks üks 4 IBCLC-st Eestis. Väljaõppe saanud imetamisnõustajaid on Eestis sellepärast väga hädasti tarvis, et Eesti pered vajavad meie toetust ja meie abi imetamisprobleemidega toimetulekul, et kuna meil on tegelikult jäänud vanast ajast veel väga palju selliseid müüte ja imetamine sageli on seotud väga paljude emotsioonidega, siis kaob sealt paratamatult veidi ära selline tõenduspõhine taust. Kuigi me teame, et imetamist tegelikult on uuritud ja üsna põhjalikult juba alates 50-ndatest, 60-ndatest. Ja meil on tõenduspõhist infot olemas, aga siiski need vanad müüdid imetamise kohta on nagu hästi visad kaduma. Näiteks, et juba minu perekonnas, minu vanaemal, emal ei jätkunud piima, et ilmselgelt siis ka minul ei jätku. Näiteks ka see, et on okei toita last nii rinnaga kui pudeliga ja rinnaga toitmisele see üldsegi ei mõju, see on okei. Või ka näiteks, et kui ema peab võtma antidepressante, et siis see mõjutab last ja see ema ei ole üldsegi oma vanema oskuste tasemel, et selliste müütidega peame siiamaani paratamatult tegelema. Imetamisnõustamise järgi kindlasti nõudlust on. Seda ütlen ma tuginedes enda tööpraktikale, töötades Ida-Tallinna Keskhaiglas imetamisnõustamise kabinetis. Meil tühja päeva siiski ei ole, et meie poole pöördutakse ja pigem rohkem niimoodi, et me isegi ei ole suutnud sageli kõiki abivajajaid aidata ja ära teenindada. Ning samuti on turgu nähes seda, et kui palju siis sünni ja imetamise Eesti tugiühingu nõustajad tööd saavad. Ilmselgelt tänase päeva emad on huvitatud imetamisest ja soovivad rohkem teada saada, soovivad abiprobleemide puhul, et see on oluline teema. Kuna see õppekava on nii laiapõhjaline, siis ega siin sellist ühte konkreetset kindlast vastust ei olegi, mida ma omalt poolt kindlasti soovitan ja sooviksin näha, et meile tuleksid õppima tervishoiutöötajad. Õendustöötajad, õed, ämmaemandad, pereõed, kes iganes puutuvad kokku lapseootel või siis rinnaga toitvate peredega, perearstid ja nii edasi. Aga samuti ei tasu ka ära unustada neid samu kogemusnõustajaid ehk sünni ja imetamise Eesti tugiühing ja teised, kuna kui neil on näiteks ka soov ennast arendada professionaalseks nõustajaks, siis see oleks üks võimalus. Imetamisnõustajaks võiks õppida ka inimene, kes soovib karjääripööret teha, kuna Eestis tegelikult ei ole imetamisnõustaja kutse reguleeritud ja nõudeid otseselt imetamisnõustajale hetkel seatud ei ole, siis võib selleks imetamisnõustajaks õppida sisuliselt inimene tänavalt. Küll aga, kuna me soovime, et nõustamine oleks siiski väga hea kvaliteediga, siis see laiapõhjaline õppekava annaks nagu väga hea ettevalmistuse selleks. No siin sai mainitud õdesid, ämmaemandaid, arste ja samas ka apteekrid, suuhügienistid, hambaarstid, logopeedid, kes iganes puutuvad kokku väikeste lastega ja nende vanematega, võivad kokku puutuda ka imetamisega. Nii et neile oleks samuti ilmselt uusi teadmisi sellest õppekavast tulemas. Õppekavas iseenesest on ju väga huvitavaid ja laiapõhjalisi aineid ja neid annavad oma ala ikkagi tipud, julgeksin ma öelda, ning mitte vähetähtsam ei ole ka see, et õpilane saab selle õppe käigus ka 40-tunnise praktika
reaalselt imetavaid peresid aidates. ma pean seda väga oluliseks.